palun räägi siis, mis iseloomustab sinu jaoks aastat 2011 muusikas, milliseid suundumisi või asju sa tähele panid? Aastal 2011 minu jaoks oli kindlasti Eesti muusika esiletõus läbi väga hea websaidi nimega SoundCloud, mis siis võimaldab nii-öelda kõigile oma muusikat üles panna ja tänu sellele, et see on nii hästi programmeeritud, tänu sellele on selle nii-öelda levik ja sellega kaasa minevaid inimesi palju rohkem kui nendel varasematel platvormidel nagu MySpace, mis oli lihtsalt liiga konarlikult ehitatud. SoundCloudi võlu on see, et see on tehtud kasutajale võimalikult mugavaks. Üks asi on see, et nii-öelda on võimalik kohe seda, mida sa salvestad tänapäeval stuudios, on võimalik teha või on võimalik kohe sinna üles laadida. Mis tähendab seda, et sul jääb endale tegelikult andmebaas ka sellest, mida sa oled lindistanud, toormaterjalist näiteks. Aga mis puutub just nagu Eesti muusika põhjal seda SoundCloudi headust on see, et esiteks SoundCloudi kasutajad on palju aktiivsemad kui olid MySpace'i kasutajad, sest MySpace'i kasutajate nii-öelda minu meelest idee oli selles, et leida endale jälle uusi sõpru, sest see oli mingisugune sotsiaalne keskkond. Aga SoundCloudi järelpäraks on see, et seal on tõesti inimesed, kes tegelevad reaalselt muusikaga, annavad nõu, seal on ka selline võimalus nii-öelda panna lugusi endale favoriitideks, mis tähendab seda, et sa saad nii-öelda esile tõsta seda, mis sulle endale meeldib ja tänu sellele, kui sind nagu ennast jälgitakse, siis see konkreetne artist saab rohkem tähelepanu. Nende plussiks on see, et sinna on tõesti kogunenud ülemaailmne seltskond ja see on tõesti praegu kõige kasutatavam keskkond ja samas ka tõesti praegu kõige edumeelsem, kuna nad ehitavad pidevalt juurde erinevaid äppe, millega asja veel atraktiivsemaks teha. On iPhone'i eraldi äpp, on Androidile eraldi äpp ja nii edasi ja nii edasi. Ja tänu sellele olen ma avastanud aasta jooksul nii palju uusi Eesti artiste, kellest ma rohkem, eelmisel 2010. aastal kindlasti veel midagi ei teadnud ja nüüd on nad saanud sellise nii-öelda tähelepanu orbiiti, et ma jälgin alati, et mida nad teevad. Ma tegelikult vist isegi jälgin nii palju, kui ma suudan, siis ma jälgin enam kõiki Eesti uusi noori elektroonikuid. Aastal 2011 ja tegelikult ka juba varem mina ise plaadikaupmena tunnetan seda, et vähemalt Eesti publik on üsna palju rohkem hakanud hindama Eesti muusikat. Üks asi, kas on see nüüd vinüüli peal või CD peal, aga see nii-öelda kuidagi ostuprotsess käib nende jaoks tänu sellele, et see on Eesti oma veidi lihtsamalt. Teine asi on loomulikult, kui see on nii-öelda hea produkt, mis on vinüüli peal, siis see läheb kuidagi inimestele eriti hinge. Et mida ma veel olen tähele pannud aastal 2011 on see, et plaadifirmad mõtlevad nagu selle peale, kuidas oma produkti võimalikult atraktiivseks teha ostjale. Et tehakse plaate, mis paistavad läbi, mis on kõik käsitsi siis need värvistruktuurid on kõikidel plaatidel erinevad, nende tiraaž on umbes 500 tükki ja kui nüüd võtta terve maailma peale see 500 tükki, siis seda ei ole tõesti üldse palju, et see on mingisuguse väikse Tallinna klubi täis inimesi, kes seda plaati omavad. Aga loomulikult tänu sellele, et need tiraažid on sellised nagu nad on, siis nende hinnad vastavalt sellele on ka muutunud täiesti ogaraks võib öelda, sellepärast, et kui plaat, mis müüakse välja nii-öelda, ütleme 2 nädalaga näiteks, siis sa umbes 6 aja pärast pead selle plaadi eest maksma võib-olla isegi, et juba 10 korda rohkem.